Tere päevast! Alustame siis oma tänast koosolekut ja juhatus on ette valmistanud sellise päevakorra kavandi. Ma loen selle ette. Kõigepealt koosoleku rakendamine, päevakorra kinnitamine, uue liikme vastuvõtmine, juhatuse 2013. aasta tegevuse aruanne, revisjoni toimkonna aruanne, aruannete arutelu ja kinnitamine. Ja siis on 7. punktina on juhatuse valimine, revisjoni toimkonna valimine ja eelviimase punktina 2014. aasta tegevuskava arutelu ja kinnitamine. Ja viimase punktina, nagu alati, on kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon. Ja minul on ka üks ettepanek. Kui te mind vastu võtate, siis ma olen nõus protokollima. Asi ongi selles, et põhikirja alusel meil juhatus võtab vastu ja juhatus arvab välja, aga üldkoosolek kinnitab liikme. Ja kui praegust üldkoosolek on nõus ära kinnitama meie juhatuse otsuse, et Marika Oja Leigarite tegema kindlasti paljud on Rocca al Maras näinud teda isiklikult ka, et tema on suhteliselt nooremapoolne kui meie keskmine siin ja on huvitatud sellest tööst ja tegevusest, seda enam, et tal on eriala, tal psühholoogia ja juurde on ka juhtimistarkused, mis ta on omandanud kõrgharidusega. Peale selle on ta Leigarite ja ühesõnaga kultuurirea peal kõvasti tööd teinud ja meil oleks kultuurirea peal välja väga palju arendusi. Ta on ka olnud Tallinna haridusametis töötanud, nii et tal on ka seal vastavad infokanalid ja nii edasi. Ja ta võib veel paar sõna siin rääkida. Tal on üks, selle võiks ka ära mainida, selle autasu, mis oled saanud. Ja juhul, kui me ära kinnitame, siis võib-olla tõesti, et... Jah, siis ma olen nõus. Kas on uuele liikmekandidaadile küsimusi? Ma võib-olla lühidalt tutvustan, mina olen ka 50. väljaande niimoodi, et ma ei tea, kas ma olen siis noorem või vanem, seda ma ei oska ütelda. Et 50. aastatest ja praegult olen ma lepinguline õppejõud Tallinna Ülikoolis ja Tehnikaülikoolis strateegilise juhtimise õppetooli peal. Aga ajalugu ma tahtsin õppida juba siis, kui ma lõpetasin keskkooli, aga kuna see oli väga punane vene ajal, siis ma loobusin ja läksin siis hoopis õpetajaks õppima. Ja ma ka lugenud ja natukene ikka tutvunud olen kogu aeg sellega ja praegu siis ma rakendan ennast kultuurivallas ja mina nimelt, kui ma olen rahvariietes, siis ma kannan ka alati proua Anna Raudkatsi medaljongi, rahvalaulu medaljongi, mille annetas minule proua Laine Mesikäpp, nii et ma olen nagu Leigarites proua Laine Mesikäppa siis elutee ja elulaulu edasikandja. Ja kui te muuseumisse tulete, siis ma arvan küll, et ega võib-olla ei tunnegi mind ära, sest rahvariie muudab väga inimest, aga ma olen olnud juba 80. aastast, nii et ma olen juba peaaegu pensionär Leigar, aga ma ikkagi veel olen tegev nii tantsu kui lauluga. Ja kui proua LLS rääkis seda huvitavat mittetulundusühingut, mis just on seotud siis meie esimese presidendi Konstantin Pätsiga, siis ma natukene tegin eeltööd ja käisin raamatukogus ja lugesin Pätsi elust
ja Eesti ajaloost ja tõesti see on väga huvitav ja kui siin härra ütles, et lõpetame selle ära, siis mul tõusid kohe karvad püsti, sest vastupidi, nüüd tuleb just alustada, sellepärast et meie uus põlvkond teab juba väga vähe sellest ja kuna siin juba enne ütles, et ma olen ka nagu haridusosakonnas, et mina loon enda missiooniks seda, et viia siis see esimese Eesti perioodi ajalugu ka otseselt siis meie noortele ehk siis üliõpilastele ja õpilaste sekka. Nii et ma näen siin oma missiooni. Suur tänu selle väga julgustavalt. Kas on nüüd küsimusi? Kui ei ole, siis ma panen hääletusele, kes on selle poolt, et võtta uus liige proua Oja meie liikmeks. Kas keegi on vastu? Ma ei näe, kas keegi ei erapooletuks? Ei jäänud, siis on ühe häälel üksmeelselt vastu võetud, palju õnne. Tere tulemast. Nüüd ma pööran siis korraks tagasi ja tühistame esialgse otsuse, tühistame selle LLS-i valiku protokolliaks ja valime uuesti siis meie äsja liikmeks astunud liikme proua Oja protokollijaks. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Aitäh, ühel häälel. Nii sellega on siis me ka protokolli valitud ja nüüd me saame siis asuda oma suurema päevakorrapunkti juurde, milleks on juhatuse 2013. aasta tegevuse aruanne ja selle esitab siis proua Elle Lees. Palun. 2013. aasta tegevus oli meil erakordselt pingeline. Meil oli terve rida projekte plaanis. Meil oli ka koosseisus muutused, muidu me oleme stabiilselt ühesugused. Meil on alati olnud iga 60 liiget, nüüd on vähenenud. Lainemesi käib surma läbi ja Sakkeus astus meil välja. Aga me saime ühe uue liikme juurde, nii siis tänase seisuga on siis meil 59 liiget, neist 4 välisliiget. Peale selle on meil passiivsed. Meil on Erhunon Saks, kes on väga vana, ma ei tea, kas Jaan Audru oskab midagi ütelda selle koha pealt, mis seisus tema on, et ta ei ole meil üritustel käinud. Voodihaige. Teine on Aivo Reiner, kes on meil asutajaliige ja temaga ma olen rääkida saanud korra, tema on insuldi järgselt liigub, aga kirjutada ei saa, rääkimine on takistusega ja ühesõnaga oma abikaasa abiga elab ta edasi, aga ta on väga põhimõtteliselt soovib olla meie nimekirjas, kuigi ta ei saa maksusid korraldada ega midagi passiiv. Ma ei tea, võib-olla pärast arutada siin, kas võtta mingi otsus vastu, aga ta on see nii südamelähedane, et insuldi haigele ma ei saa ütelda, et me kustutame nimekirjast. Niisugused, aga ülejäänud on siis meil aeg-ajalt, osa on siis meil ikka 30 ringis, on ikka neid väga aktiivsed ja need liikmed on tublid. Peale selle ütleksin veel, mis ma tegin ühe niisuguse väikese arvutuse, muidu me oleme vaadanud ikka, mis meie vanuseline keskmine oli möödunud aastal oli 71, nüüd tahan seda ütelda, üle 80-seid on meie koosseisus 25%, see on veerand. Ja üle 70-seid peale nende on ka 25%. Siis te näete, missugune pilt. 50% on meil väga kõrgeealised, aga aktiivsed on just nende hulgas. See on siis liikmete kohta. Aasta jooksul on meil siis olnud üks üldkoosolek ja 7 juhatuse koosolekut. Juhatuse koosolekutest osa on ka laiendatud koosolekud olnud vastavalt sellele, kas meil oli siin genotaafi tegijate hulgas oli meil külalisi, on meil olnud ka KÜSKi programmi juures külalisi, nii et mõned laiendatud koosolekud. Ja alati on koosolekust osa võtnud ka revisjonikomisjoni esindajana, eriti just Saarevet, kuigi ka Kiiver on korra käinud. Nii et meil on juhatusel selline hea koostöö revisjoni toimkonnaga. Meie kavad on alati varem kuskil aasta lõpus valmis koostatud ja aastaplaan ja nii oli ka siis 2013. aasta oma juba 12. aasta sügisel oli olemas
ja me saime seda juba oma inimestega arutada, me paljundasime, ta levitasime, saime täiendusi juurde ja see plaan on kodulehel ja kodulehel järjest ka siis parandame nii vastavalt, kui meil on lisandub sinna midagi või täpsustame midagi. Ja kodulehte toimetab meil keeleliselt Anne Velliste ja edasi läheb siis meie partnerile, sisestajale Kurbelile. Ja Kurbelil on väga suur, Rainar Kurbelil väga suur koormus ja viimasel ajal me oleme väga hädas sellega, et operatiivselt ei saa me oma uudiseid ja asju sisse panna, kuigi ta on nüüd värskendanud seda kodulehte. Ja kodulehte ilmselt väga loetakse, sest et mul on helistatud, küsitud ühe ja teise asja kohta infot täiendavat juurde, et ühesõnaga on tunda, et ühiskonnas see koduleht on meil päris oluline ja meie oleme ka siis olulised. No ma ei hakka nüüd üle lugema siis neid üritusi, mis meil siin on olnud. Tahan kokkuvõttes ütelda, et meil on 14 üritust, mis meil siis läbi aastate kogu aeg on olnud kordunud. Need on muutunud traditsioonilisteks. Need on kindlal kuupäeval ja igal aastal. Nii et sellised püsivad asjad, noh, ühtepidi see stabiilsus on hea, teistpidi see viib ka niisugusele noh, laiskusele või kuidas ütelda, mugavusele, aga noh, selle eest meil on ka siis teisi asju, kus me siis kasutame partnereid ja partnereid on meil küll ja küll kenasti, meil on juurde tulnud ka koostöölepingutega partnereid ja kindla peale ma kohe nimetaksin regulaarselt, neil on Muinsuskaitse Selts, kelle kollektiivliige me oleme, Muinsuskaitse Seltsiga koos tehtud üritused, samuti on Lipuseltsiga, Laidoneri seltsiga ja siis on veel mõnede valdadega on pidevad kontaktid. No siis niisugused väiksemad koostööpartnerid, kord siin, kord seal kõiguvad, aga me oleme omadega toime tulnud ja meil on nüüd pikaajaliselt koostöö kulgenud hästi ka Riigikantseleiga. Nii et me vahetame informatsiooni, me oleme saanud rahastusi ja me arutame ka oma tegevusplaane. Ja uueks partneriks me saime siis Saue valla, kellega meil on hea tahte leping sõlmitud ja ka allrendileping Üüru mõisas ruumide kasutamiseks. Nii et mingisugused niisugused muutused on olemas, aga kogu selles olukorras tahan ütelda, meil ei ole oma maja, meil ei ole oma ruume, me teeme põlve otsas minu korteris seda tööd, juhatuse koosolekud peame kuskil kohvikutes ja sest meil ei ole ju kohta, kus koosolekud pidada ja peale selle meie vara on hoiustatud. Tollidena 6 on põhiliselt kogu meie raamatukogu, seal on kõik meie dokumentatsioon, seal on märkmed, väiksemad pisimuseaalid ja märkmed ja edasi üldiselt on seal päris kõvasti vara, me maksame 130 € kuus pidevalt, see läheb siis Tallinna linnale, kellel Tallinna linnal ei ole meile võimalust anda kuskilt tasuta pinda. Ja teine leping siis on siis Üüru mõisaga, Üüru külaseltsiga õieti ja see külaseltsis samamoodi allrendileping on 130 € peale üldiselt kõik kulutused, meie saame seal 3 ruumi kasutada ja sisuliselt see praegu on mööbliladu, kus ei ole võimalik mitte midagi teha. Esimeses 3 ruumi on, esimeses ruumis oleks vaja remont teha, et üldse sinna midagi ladustada, kas või kaste või karpe või midagi panna. Ja teised on siis lihtsalt meie mööbliladu, sest need mööblit on meil ikka küllaltki suured kapid on lahti võetud, istmed, lauad. Need, mis meil olid siis 3 aastat hoiul Pirita sanatoorses metsakoolis ja kunagi siinsamas lossis olid meil siis siinpoolmise lossis selle 10 aastat riigivanemate toa sisustus. Selline on siis meie olukord. No siis nendest sisulistest töödest ja tegemistest korra mainisin, et meil on olnud projekte ja asjad on võtnud ettevalmistused küllalt pikka aega, aga käima oleme saanud panna Genotaaf 9 ilma hauata riigipeale. Idee on 7 aastat, üle 7 aasta juba vana.
päris pikalt seisis niisama, lõpuks 2013. õieti 2012. aasta lõpus läks käima ja saime ka riigi rahastuse sinna 2013. aastal. Oleme saanud siis projekteerimise, me tegime ka Genotaafi ideekonkursi, seda rahastasime siis osalt ise ja osa siis saime ka või peamise osa siis Riigikantselei toetusega ja see töö on nüüd, projekteerimise töö on sellises järgus praegu kooskõlastuse ringil, kus on siis projekt on valmis, eelprojekt ja see on ära makstud. Ja selle projekti kooskõlastamisel need materjalid on momendil Muinsuskaitseametis, Tallinna linna Muinsuskaitseametis, seal on meil eeltööna nii tehtud, et tõenäoliselt seal pikka pidu ei ole. Dubovik ja kõik olid väga nõus, kui see valiti see töö välja, aga teine koht, kus praegu seisab, on Keskkonnaamet ja Keskkonnaametis võivad tulla takistused, sest Keskkonnaamet tegeleb ka selle kalmistu ka haljastuse küsimustega. Need on ka kõik tulevad teha ära sinna uue projekti juures, ehituse juures, aga kõige olulisem on see küsimus, mida ma olen ka juhatuses mitu korda üles tõstnud, et selle platsi haldamise, valdamise, hooldamise küsimus tuleb ära lahendada ja siin meie võime pakkuda, ma olen ka rääkinud riigisekretäriga, et meie ise võiksime pakkuda ühiskondlikku tööd mingil määral, aga mitte regulaarselt vastutavat haldust ja valdamist ja see tähendab seda, et Riigikantselei, Tallinna kalmistud Keskkonnaameti juures ja presidendi kantselei peaksid omavahel lepingut tegema. See tuleb, kuna nad ise selle peale ei tule, siis me peame seda kuidagi moodi tagant lükkama, võib-olla Keskkonnaameti kaudu, aga seal võib tõrge tulla selle samase ehitusloa saamisel, selle tõttu, et see asi on küsimusmärgi all. Ja selle Genotaafi, võib-olla siis pärast on juttu selle 2014. aasta plaanist, seda summat, millega see Genotaaf üles ehitada, seda veel ei ole, seda otsust minu teada ei ole. 21. veebruaril ütles mulle Loot, et seda otsust ei ole, ma ei tea, kas selle 6 aja jooksul on midagi juhtunud. Ja siin on siis uued lepingud ja riigilt raha küsimine. Kuigi meil pean ütlema, et oleme teinud kõva tööd, sisulist tööd ja Genotaafile toetust hankinud Rootsist, Rootsi rahvuslikust komiteest, siis me oleme saanud Akeli lapselapselt Liihe eriversioonilt raha. Muidugi need tulid meil sellel aastal, aga möödunud aastast oli ka toetust ka tänu Peep Varjule, me saime siis Erafilt. Me saime ka Pirita linnavalitsuselt natuke ja nii, et me saime projekteerimise osa ära maksta. Aga mis tuleb edasi, on selle aasta suured tööd, sellest siis hiljem räägime. Siis see on niisugune suur projekt, kodulehel on ta ka välja pandud. Siis teine projekt, mille alustasime seda asja ajamist seoses sellega, et tuli meil idee riigivanemate mälestamistest, mis meil on traditsiooniline üritus 22. septembril ja 16 küünalt, mida siis alati süüdatakse kirikutes, selline film ja selle eelarve sai koostatud. Jaan Kolberg, kes meil täna ka üritust siin filmib, on lubanud selle filmi teha. Sellele meil rahastust mitte mingisugust ei ole, kuigi me oleme üritanud taotleda ja oleme proovinud ka seda üritada selle kodaniku sihtkapitaliga kuidagi pidi liita. See ei ole hästi õnnestunud, nii et aprillikuuses olid esimesed taotlused, mis me sisse andsime ja need käisid edasi-tagasi tekstide muutustega tänu sellele, et meie uus liige Mari-Leen Tammela aitas tekste kohendada nii, et need KÜSK-ile meeldiksid ja me saime detsembrikuus alles siis selle lõplikult digiallkirjadega selle lepingu ära teha ja alla kirjutada ja aasta lõpuks jõuti 50% sellest, et meile ka üle kanda.
ja varsti küsitakse meilt juba aruannet, mis me teinud oleme. See on siis see KÜSK-i lugu, mis sisuliselt tähendab riigivanemad, kogu meie seda tegevust ka siin kajastada riigivanemaid kuni 40. aastani, nende elu ja tööd ja tegemist sellele, see siis tipneb näitusega, kokkulepe on olemas okupatsioonide muuseumis septembri lõpus, siis pärast seda, kui on see 16 küünalt süüdatud Haapsalu kirikus sellel aastal. Siis on plaanis 3 kuuks see üles panna ja ühtlasi ka korraldada konverents. See on siis selle KÜSK-i lepingu rida. Nii siis ma nimetasin Hüüru seda külaseltsiga lepingut ja külaseltsi leping praegu täielikult seisab, kuigi meil kokkulepe oli, et siis rendi üldrent siis 130 eurot kuus. Peale selle, et soojuspumba lugu meil oli siin kunagi varem sellest juttu, Saue vald sai Harjumaa maavalitsuselt ikkagi rahad, et see pump pannakse sinna Hüüru mõisa sellele poolele, kus kütet ei olnud, kus on ka meie varandus. Ja sellest me lubasime siis osaleda 500 euroga, siin on meie osalus, see oli sisuliselt seal remontiraha. Ja nad ei ole isegi praegust arveid esitanud, meil on täiesti vaikus, aga siin on vaja koostööd teha ja kuidas need suunad edasi arendada. Ja siis, mis ma tahan veel ütelda, mis meil on väljundid veel, on 3 aastat oleme käinud Jaan Tõnissoni endises kodus, Anna Haava 7 Tartus ja oleme seal tähistanud ka lippudega ja vestluskõnedega 3 riigimehe surma aastapäeva. Need olid siis Akkel, Jaan Tõnisson ja Jaan Teemant. Ja selle kõigi nende käikude tulemusena me saavutasime seda kõnekoosolekute tulemusel, et möödunud aastal loodi siis meie suurel osalusel, ka meie inimesed ka juhatuses, uus MTÜ, mittetulundusühing Jaan Tõnissoni selts. Paljud olid kohal, kui see selts asutati siis ka ametlikult üldkoosolekul Jaan Tõnissoni 145. sünniaastapäeva konverentsil Tartu Raekojas ja nüüd on juba toimunud üldkoosolek, ühesõnaga asi käib, ära registreeritud ja see on siis üks meie tütar või poeg, kuidas me saaksime ütelda, riigivanemate muuseum, on küll Konstantin Pätsi muuseum meie nimi, aga ütleme alapealkiri riigivanemate muuseum, et üks niisugune poegimine on meil toimunud. Ja teine poegimine, millel me hoiame siis silma peal ja suured lootused on Pärnu suund, Pärnu Pätside maja, millele oleme saanud küll tahvli, aga kaugemale ei ole jõudnud. Pärnu linnas ei ole olnud niisugust kaasatulekut, nagu oleks me soovinud, et kaitse alla võtta ja siis ettekirjutusi teha omanikule ja nii edasi. Ja asi on seal üsna kehva, aga meie asutajaliige Tiina Tojak on seal üks koos meie juhatuse esimehe Triviivivellistega, kes ilmselt üritavad seal midagi teha, samme astudes seoses lähenema Eesti Vabariigi 100. sünniaastapäeva, kus võiks olla siis see maja ka korras ja võib-olla lülitada sinna sisse. No selliseid asju, mis meil järgmisel aastal siin tuleb veel need üht ja teist ettepanekuid. Ma lihtsalt räägin lühidalt, ma hakkan ette lugema teile seda, mis ma siin kirjutanud olen, sellepärast, et võib-olla see oleks liiga igavaks. Nii et tööd ja tegemised on meil olnud päris tublid. Me oleme siis 5-liikmelise juhatusega, see on siis kogu aeg olnud meil asutajaliikmena Siiri Liiv ja Elle Lees ja siis lisaks veel Jaan Audru, Triviivivelliste on esimehena ja siis ka Peeter Talvar. Selle 5-liikmelise juhatusega oleme siis tegutsenud. Tegevjuht on juhatuse otsusega saanud töötasu igakuist ja siis telefoni kompensatsiooni vastavalt EMT arvetele. Ja niimoodi me oleme tulnud omadega toime, aruanded oleme kõik normaalselt esitanud, sest meid on suuresti rahastanud presidendi kantselei. See on riigieelarveline rahastu, presidendi kantselei rahastu ja me oleme aruanded alati korralikult esitanud. Meie üritused on olnud avalikud, meil on olnud pressiteated,
see on meedias kajastunud, meie tegevus koduleht kaasa arvatud ja me oleme ennast nii usaldusväärselt näidanud, et ka selleks aastaks eraldati meile riigieelarveliselt sama raha, kuigi me soovisime ka rohkem, aga vähemalt meie tegevus on kindlustatud, peale selle siis need muude projektide toetused. Ja revisjonikomisjoni arvamus on siis järgmine. Kontrolliti protokollide kausta. Toimunud on 1 üldkoosolek ja 7 juhatuse koosolekut, mis kõik on protokollitud. Kontrolliti üleandmisvastuvõtmise aktide kaustu. Selles oli vormistatud 14 akti. Kontrolliti väljastatud arvete kausta, mis sisaldas 14 arvet, samuti lepingute kausta, mis sisaldas 28 erinevat lepingut koos aktidega. Seltsi liikmeid oli 58 möödunud aasta lõpuga, sealhulgas 4 välisliiget. Liikmemakse oli saadud 738 eurot, annetusi ja toetusi oli saadud 53 070 eurot. Siit välja toodud on siis eraldi riigieelarveline presidendi kantselei rahastust 13 101 eurot. Genotaafi projekteerimise ideekonkursi finantseerimiseks riigikantseleis koostöölepinguga 13 000 eurot, mis olid siis suuremad riigipoolsed panused. Oma tulu oli selts teeninud 503 eurot põhiliselt raamatute müügist, mis on minu meelest päris suur raha. Ja komisjon on seisukohal, et raamatupidamise seaduse ja MTÜ raamatupidamist reguleerivate teiste õigusaktide kohaselt koostatud raamatupidamise aastaaruanne, milles aruande tulem on 6877 eurot. See on siis plussi jäänud raha. Ja tulud olid 2013. aastal 54 311 ja kulud 47 438 eurot. Ja kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Konstantin Pätsi muuseumi majandusaasta tulemit, aruande perioodi rahavoogusid ja 31. detsembri 2013 finantsseisundit. Ja komisjoni liikmetest alla kirjutanud Marika Reintam, Felix Saarevett ja tutvunud juhatuse liige Elle Lees, kes jagas siis ka selgitusi. Vastavalt meie põhikirjale on aeg jõudnud nüüd nii palju edasi, et on jälle käes see aeg, kus me peame valima endale uue juhatuse. Ja nagu mul teada on, ei ole, meil on ka mõningad, või me oleme ka pidanud natuke läbirääkimisi uue juhatuse kandidaatide suhtes ja senine juhatus on minu arvates üsna hästi töötanud ja on omavahel hästi kokku kõlanud, aga mitmesugustel põhjustel osa juhatuse liikmeid ei soovi enam jätkata. Peamine põhjus on nagu ikka isikliku laadi, inimesed on hõivatud oma isikliku eluga ja teiste töökohustustega ja kõik inimesed ei saa endale lubada seda, et nad jätkavad juhatuses, selle üle on meil olnud arutamist. Aga ma kasutaksin juhust, et ütelda, et tõepoolest juhatus on minu arust päris hästi omavahel kokku sobinud ja head tööd teinud. Aga nüüd, Elle, kas sina siis tutvustaksid natuke lähemalt, ütleme seda olukorda praegu ja kes meil võiksid olla siis uue kandidaadid ja kuidas me selle uue juhatuse valimisega toime tuleme? 5-liikmeline juhatus tundub, et paras selle seltskonna kohta, kui inimesed oma töö kõrvalt või pensionäri seisuses seda ühiskondlikku tööd teavad, on toime tulnud, aga muidugi võiks kaaluda, et juurde valida, aga siis tähendab inimressurssi, aga meil eriti varuks ei ole. Ja praegusest koosseisust soovisid ennast taandada Peeter Talvar ja Siiri Liiv. Siiri Liiv on asutaja liige ja viimane otsus oli selline, meili teel me suhtlesime veel, ta täna ise siia ei tulnud. Volitus on tal küllaltki palju, liigub ringi ka välismaal ja siin mööda Eestit seoses keskkonna kaitse teemadega ja tema on see inimene, kes Tallinna Botaanikaaeda sisuliselt üleval hoiab selle rahastusi, projekte ja nii edasi ja ta on osakonna juhataja suure koormusega. Aga ta on üks terane naisterahvas ja mina proovisin teda veenda ja eilse otsusega ütles ta, kui ei ole teist võimalust, siis õlekõrna võime Siiri Liiva arvestada.
on tema nõusolek. Ta ei keeldunud kandideerimast, et ta on ikkagi nõus kandideerima. Ja et selline teade. Aga Peeter Talvar on ise siin, tema soovis siis taanduda, siis on meil ikkagi vaja valimiseks üks. Peeter, palun, mis on sinu? Põhimõtteliselt natukene niisugused isikliku elu probleemid ja töökoha vahet või uue töökoha otsimine ja püsitöökoha otsimine. Ma olen viimased ühesõnaga 2007. aastast olen ma teinud projektipõhiselt, aga sellega tänapäeva maailmas ei vea välja. Arved on vaja maksta igakuiselt ja leib on igapäevaselt vaja lauale saada. Ma arvan, et ma olen ka päris pikalt juba olnud juhatuses. Ma annan ka mõnele teisele inimesele võimaluse. Ja siis ma lisaksin juurde, siis on meil tegemist sellega, et kui me teame 5 liikmelise juurde, siis on meil üks liige puudu. Ja meil on tulnud niisugune võimalus, et meie revisjoni toimkonna liige, kes täna ette kandis revisjoni arvamuse ja ühtlasi on meie asutaja liige, on huvitatud juhatuse töös kaasa lööma selle asemel, et edasi jätkata revisjoni arvamusega ja Marika Reintam on nõus kandideerima meil 5. See tähendaks ka muide veel üks asi, naiste ülekaal juhatuses, mida ei ole 3-2 naiste kasutusel. Et ühesõnaga selline ettepanek, et siis on nõus Trivimi Melliste. Mind on tegelikult vangis pandud, mis mul üle jääb. Ja siis Jaan Audru oli valmis aktiivselt kaasa lööma. Siiri Liiv andis selle õlekõrre ja Marika Reintam. See oleks siis need ettepanekud juhatuses. Marika, kas sa oled nõus kandideerima? Ma mõtlesin, et ma püüaksin osaleda selles, et võib-olla sellest on kasu siis. See on väga hea uudis sellepärast, et siin me tunneme. Nii, kes on selle poolt, et nimekiri sulgeda? Suur tänu. Tundub, et ühele hääles. Niimoodi, nüüd on meil siis 5 kandidaati. Kuidas me hääletame? Kas me hääletame ühe kaupa või koos? Koos. Kes on selle poolt, et hääletada koos? Üksmeels. Aitäh. Kas keegi oli vastu? Ei olnud erapooletu keegi? Ka ei olnud. Kui keegi oleks vastu olnud, siis hea tava nõuaks, aga kuna kõik on, kuna see on konsensusega otsus, siis on see tõesti õiguspärane ja ka mõistlik. Sellisel juhul ma paneksingi siis lõpphääletusele uue juhatuse siis koosseisus Trivimi Melliste, Elle Lees, Siiri Liiv, Marika Reintam ja Jaan Audru. Palun, kes on selle poolt, andke käega märku. Aitäh. Palun, kas keegi on vastu? Ei ole. Kas keegi jäi erapooletuks? Ka ei jäänud. Siis sellisel juhul on uus juhatus valitud üksmeelselt konsensusega ja suur tänu ja palju õnne uuele juhatusele. Nende tehti teatavaks, milles seisneb meie pidulik osa. Palun tähelepanu. Kõigepealt tahaks tänada mõningaid inimesi hea koostöö eest ja mul on väga kahju, et meie eelmine revisjoni toimkonna esimees Aino Kiiver on tervislikult väga raskes seisus, tal olid silmaoperatsioonid, ta on praegu Tartus haiglas, tal on väga raske tervislik olukord, aga ta on hulka aastaid juhtinud meie seda revisjoni toimkonda, ta on hästi häid näpunäiteid andnud, sest ta on pidevalt ka koolitustel käinud, ma olen väga palju nõu temalt saanud. Ja kuna meil on nüüd siis ka trükitud ka uued niisugused kaaned, mida meil ennem ei olnud, siin on presidendi näopilt, siis nii-öelda logona. Büroo disain tegi Tartus meile need. Ja need kaaned on sellised, mida saab kasutada ka konverentsimaterjalide hoidmiseks. Kasutaksime kohe selle ära, et me annaksime tänukirja Aino Kiiverile. 3 allkirjaga on siis ka Trivimi Melliste, Elle Lees ja Jaan Audru. Ja just
selle pikaajalise hea koostöö eest ja saadame talle postiga. Teine aukiri või õieti tänukiri. Tänukiri mittetulundusühing Konstantin Pätsi muuseum tänab oma liiget Peeter Talverit hea koostöö eest juhatuse koosseisus. Ka need 3 allkirja, tänane kuupäev. Konstantin Pätsi muuseum tänab oma väsimatut lipukandjat Lembit Kurssi ja õnnitleb teda 70. sünnipäeva puhul. Ja Tallinnas 30. helmikuu päeval Anno Domino 2014. Nii et Lembit Kurss, palun ette tulla. Väsimatu lipukandja. Anname lille ka. Suur tänu sulle. Pildista ikka ka. Kaaned on siin ja raamat on siin, kingitus on siin. Väga tänan teid. Auväärsest lipukandja staatuses. Et veel kord enda poolt väga tänan. Ja aastad on ka, ei tahaks olla, et 70, aga pass näitab seda. Ei veel kord suuda. Ennel on veel üks sõna võtta. Juba on tükk aega möödas, aga väärtjuubel 85 oli meie Leigeril. Leiger on ilusti siin kohal, tervis on paranenud, ta liigub. Ma pean sinna tulema. Just nimelt siia ja me tahame siis sind vääristada. Kõigepealt muidugi meil on selline presidendiroosi kaart, kus on kolleegid kõik kirjutanud oma nimed siia. Siia me kingime sulle selle bestselleri raamatu ka. Me kingime sulle ühe filmi Kodusse sugulastega vaadates Kolberg, August 2. See ajalugu, see võib pakkuda huvi. Ja siis me kingime sulle Konstantin Pätsi medali, mündi ja mündi juurde kuuluvat sertifikaat ja ka lillekimp. Lähedast tervist ja pikka iga. Pane tähele, kuigi on neile lilla võib ära märtsida, aga lille juurde on niisugune putukas pandud, siis jääb ikkagi veel pikaks ajaks. Aitäh! Ega see pole just eriti suur au lihtsalt läbi elamise eest saada tunnustust. Ma ei ole ju midagi erilist teinud. 85 aastat, alles äsja ma lugesin, ma ei mäleta, mis lehes oli, intervjueeriti ühte 107-aastast naist, kes ilusti ajab oma asju veel ja vaat see juba midagi on, eks ole, 85, ma ei tea.